Tere tulemast Musta kassi taru lugemisseijärad. Siin on lugemine teile nädalaks 12 kuni 18 jaanuar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab siin sauade 8-ga ja sauade 8 minu jaoks tähendab kiirust. Edasi tuleb meil sauade kuningas ja sauade kuningas ütleb mulle seda, et teie juhite seda liikumist, seda kiirust, et see ei ole mingisugune kaootiline liikumine kuskil suunas, vaid see on täiesti kontrollitud liikumine teile sobivas suunas. Teie olete see otsustaja, kes otsustab, kuhu ja kui kiiresti minnakse. Edasi tuleb müntide baas ja müntide baas toob teile lisavõimalused. Tema toob uudised või pakkumise, kas uued projektid, mingisugune töö edutamine, mingid rahalised asjad. Ja see uus pakkumine, siit edasi tuleb kaart mõõkade 6, mis näitab või ütleb mulle seda, et te liigute sellest kaosest nagu rahulikumasse vette, et kui teil olidki mingid rasked ajad või mingi segadus, siis baas, see müntide baas toob teile selle pakkumise, toob teile võimaluse see kõik selja taha jätta ja edasi minna. Aga siin alumisel ja kaardid ütlevad mulle seda, et ma näen siin seda lõksus olemist. Siin keskel on see mõõkade 8, mis näitab mulle seda lõksus olemist. Teile nagu tundub, te ei suuda uskuda, et te olete pääsenud. Ja siin on ka õigluse kaart. Võib-olla tahab keegi teile veel siin, ma ei tea, jalga ette panna, kaikaid kodaratesse loopida, et te ei saaks minema sellest olukorrast, mis iganes teil seal oli. Siis õiglus on ikka teie poolel. See õiglus on mustvalge. Seda ei saa petta ega kavalusega nagu seda teiseks teha. Et keegi tuleb, pakub rohkem raha ja siis kohtunik teeb temale soodsa otsuse. Et sellist asja ei ole. Ja see teie lõksus olemine on ka tegelikult illusioon. Teil on lihtsalt silmad kinni ja te ei näe olukorrast väljapääsu. Aga kui te kaarti vaatate, siis teil on küll silmad kinni seotud ja siin mõõgad ümberringi, aga seal taga on tee vaba. Et kui te silmad lahti teete, siis te näete seda, et te tegelikult ei ole te lõksus, teil on täiesti vaba valik ära minna sellest olukorrast, sellest sama paadiga minema sõita, helge oma tuleviku poole. Ja sinna te nädala lõpuks ka jõuate. Nädala lõpuks te saate aru, et kõik teie hirmud on olnud asjata. Te olete täpselt seal, kus te olla tahate ja täpselt seal, kus te olema peate. Sest see kaart siin on karikate 10 ja karikate 10 on selle tarakaardipaki üks ilusamaid kaarte. See kaardisõnum on selline, et armastus on kõik, mida te vajate ja mõni inimene, kellega seda jagada. Et sellepärast minu soovitus teile selleks nädalaks on lihtne. Kuulake ära, mida toob teile see müntide baas. Sõutke minema nendest rasketest aegadest. Ärge laske ennast hirmutada mitte kellegi. Õiglus on teie poolel. Nautige nädala lõpus seda armastust oma perekonna keskel, kõigi oma lähedaste inimestega. Te olete just õiges kohas, te olete kõik õigesti teinud. Te ei ole mitte kusagil eksinud. Et edasi läheb ainult paremaks. Aga ma olen teile selleks nädalaks võtnud ühe lisakaardi ka enda sellest karmatervenduse kaardipakist. Ja vaatame, mis kaart teile siis selleks nädalaks tuli. Ahaa, jah, kus see tegelikult võtab hästi kokku, et aktsepteerige oma mineviku valikuid. Aktsepteerige enda otsuseid. Need otsused on toonud teid siia, kus te praegu olete, aga oma mineviku valikud
Eksimused, mille pärast te võib-olla ennast süüdistate, need jätke maha ja minge edasi. Et tegelikult ongi elus niimoodi, et me ei saa oma minevikku muuta. Me võime siin kahetseda ja mõelda, miks nii ja oleks pidanud tegema teisiti, aga me ei saa seda muuta. Me saame elada selles hetkes ja teha tulevikus targemad otsused. Ja seda ma teile soovingi, et laske jalga sellest olukorrast, sõitke minema selle paadiga. Ärge uskuge seda, et te olete kuskil lõksust, ei ole. Te olete täpselt seal, kus te olema peate. Nautige oma nädala lõppu. Ärge laske ennast hirmutada. Ja olge oma lähedaste inimeste keskel. Olge hoitud. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like, pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.